Elo, käes on Vlogmassi 11. päev, kell on 8 õhtul ja ma suundun praegu trenni ja selja taga on lihtsalt üks töine päev esmaspäevale kohaselt, et ma pole kodust arvutiga kaugemale saanud. Nii et pole mitte midagi põnevat toimunud poogudest päev. Igatahes käime trennis ära ja siis avame kodus advendikalendreid. Tere! Tere! Kuna ma ei ole täna midagi filminud, nagu ma teile enne juba ütlesin, siis Joosep oli nii armas mind välja aitama, et tuleb ka mulle seltsi siia. Kuna te olete tahtnud näha, et mis tema selles advendikalendris ka on, siis ta nüüd avab oma viimased... Sul on avamata 4 akent või? Nii et ta saab neid avada. Ja mina samal ajal avan siis enda omasid ka. Ta armastab šokolaadi. Mina ei armasta magust, aga ilmselt ma saan neid päris palju. Aga sa oled ise kõik ära söönud. Mina ei ole ühtegi sinu eest ära söönud. See on küll jah. See on mu lemmik. See on nagu vaieldamatult üks mu lemmikuid. Siin nagu jälle küsimus. Fiks oli mu kunagi lemmik šokolaad. Mul oli väga hea tumle siin sees täna. Väga crappy on see... Jaa, kalendri kvaliteet on nagu mega kehva. Vaata kui õnnelik ta on. Ta ise kingituse, et... siis ta nagu ise nagu kahvib seda ja rohkem kui mina nagu saajana. Mis asi see on? Ta on milline. Jaa, aga mis asi see on? See on see telefoni ekraani puhastaja. Vägev asi, kõik hankige need asi. Telefon kohe tuttuusne. Mul tuli NYX-il välja täna Soft Matte Lip Cream toonis Sao. Ei ole hullu, täna proovime seda minu peal. Proovime või? Ei oska suuli värvida ju. Niimoodi. Okei, see tuli päris kohta välja. Kas ma olen ilus? Aga see on väga ilus toon. Aitäh sulle. Väga armas on teil. Ja minul vist taaskord ei ole mõtet enda seda punast kalendrit vaadata. Ma lähen vaatan susi sisse kiirelt. Mina sain siis selle susisest Oreo sellise. Paluks edaspidi kalendrist ikkagi asju leida. Sa pead mõtlema hakkama. Selles suhtes on nagu tore see kalender, et sa saad selle ise kokku panna, aga suht raske on sinna neid väikeseid asju leida. Aga mina olen päris hästi hakkama saanud. Sellega seoses üks hommik, kui mina alles magasin ja Joosep avas oma kalendrit. Ja ma lihtsalt läbi une kuulen, kuidas Joosep avab seda kalendrit ja siis ütleb, Mellu ikka oskab kingitusi teha. Kas sa mäletad, mis sa said sealt sees siis, kui sa said seda? Mõõdulindi. See oli pretty awesome, nagu meil ei ole, vaata. Nagu kinkis vist maailma õige väiksem mõõdulindi, et ma arvan, seal 2 centimeetrit on. Ei ole see jumala pikk, aga see lihtsalt ise oli hästi pisikene nagu. Nii et see oli äge. Ja et siis veel natukene materjali tekitada, siis keegi teist küsis, et kuidas me Joosepiga tuttavaks saime. Ja sellel laupäeval nüüd just, kui meil oli see jõulupidu, lõpuks ometi selgus tõde, et kuidas me tuttavaks saime. Me mängisime ühte mängu, kus oli küsimus Joosepile, et kuidas ta oma siis elukaaslasega tuttavaks sai ja mis oli esmamulje. Ja siis Joosep hakkab rääkima, et ta oli vist mingi tantsu, mingi värk on ju, ja siis mul oli nagu, mida sa ajad? Nagu, meil olid erinevad arusaamad, sest et mina arvasin, et me tutvusime ühes tantsuproovis ja Joosep arvas, et me tutvusime, ma ei tea, linnas kuskil värki-särki. Mõlemad korrad olid tegelikult Kairi kaudu. Aitäh, Kairi! Ja siis ta hakkas seda tantsujuttu rääkima ja siis mul oli nagu mis asja. Et põhimõtteliselt ma olin nii palju nagu rääkinud Joosepile sellest, et me tutvusime seal, et Joosep hakkas juba ise ka uskuma seda. Aga nüüd Kairi kinnitas, et tegelikult me tutvusime ikkagi nii nagu Joosep. Aga mina tulin ikka selle peale, kus me tutvusime. Mul tuli nagu meelde, et ma võitsin. Tegelikult mina võitsin. Et põhimõtteliselt oli lihtsalt see, et sina ja Kairi olite vist pildistamas, Reidi pilte tegemas. Ja. Kui ma ei eksi ja mina sain Kairiga kokku. Kes teab, mis üldse Reit on nüüd? Kommenteeriga alla, kes teab, mis on Reit ja mis teie Reidi kasutaja nimed olid. Mina olin Tüdo. Tüdo oli. Tüdo lihtsalt, sa olid Joss 7. Andke teada, kes teab ja mäletab Reiti. Kuigis tegelikult on siiamaani alles vist. Ja saadki 10. Niimoodi me tuttavaks saime. Mina isegi ei mäleta oma esmamuljet järelikult Joosepist, sest et ma ei mäleta meie esmakohtumist. Ja nüüd pange subscribe ja like, ma lähen minema. Okei. Aga tegelikult ongi see, et ma jätkan veel... Kus ma need vatt tupsud seal? Mis vaid... et maha võtta või? Vannitoast. Ja mina hakkan nüüd eelmist Vlogmassi videot monteerima ja teiega kohtume siis järgmises päevas. Tšau! Elo, käes on Vlogmassi 12. päev, nii et pool on tehtud. Täpselt poole peal oleme.
ja mul on huultel täna eilne see huulepulk tegelikult, sest et ma ei ole veel jõudnud tänast kalendrit avada. Ja ma käisin just ühel mõnusal kokkusaamisel lõunal ja lihtsalt pean teiega jagama seda, et seinafookin ehmatas mind samal ajal, kui me Keteriga siis seal jutustasime. Teile meeldib nalja saada, kui ma vahest näeb, milline see ehmatab. Oh! Issand, siin on isiklikult high five or something. Oh, mis sul siin on, mingi kingitused või? Nii et selline tore ehmatus siis oli, aga te olete tahtnud teada, milline mu tööpäev välja näeb. Ehk siis ma hommikul ärkasin, istusin arvuti taha, tegin natukene tööd, otsisin lennupileteid. Ma saan äkki sellest ka varsti lähemalt rääkida. Ja siis käisin siin lõunal ja nüüd lähen siis Maretile õnne soovima. Kõigepealt lähen Lilli ostma ja siis lähen talle õnne soovima. Ja siis lähen koju tagasi arvuti taha ja hakkan jälle tööd edasi tegema. Lilled olemas ja see kimp on nii suur, et ma loodan, et Maret saab sellega nüüd kuidagi korralikult koju ka mindud. Okei, ma jõudsin kodu. Isa, ma on unine. Nii. Jõudsin koju, tegin veidi tööd ja siis tegin väikese uinaku, sest et mul on vist silmadest ka praegu näha, et ma olen siin unine. Päris siuke kõva väsimus tuli peale ühesõnaga, et ma ei suutnud enam arvutaga istuda ja siis ma mõtlesin, et davai, ma lähen panen tunnikseks silmad kinni. Aga ma pidin üles ärkama, sest et ma saan Kairi ja Mari-Liisiga täna kokku. Teeme kolmekesi väikese jõuluõhtusöögi kokkusaamise. Ja vaatame, mis huultega ma sinna minema pean. Matt lipstick ja siuke ussab poisku oranž. Okei, vaatame, proovime, kuidas see sobib. Ja teeme ühe tumleampsu ka enne veel ära, kui ma kodust välja lähen. Ma olen nii väsinud, mul on lihtsalt siuke juhe. Ja usub vaatab mind nii imeliku näoga, nagu ma olen saamatu, kes ei saa mitte millegagi hakkama praegu. Mine pekki. Mul on lagrid sama jälle ju. Sellised päris oranži tuuled tulid, aga ma arvan, jätab peale ja lähme siis niimoodi kodust välja seekord. Fokusseerib ka. Kairi, mis teed? Elus esimest korda filmin oma toitu. Ja mul ei ole mitte midagi filmida. Ma pean arvestama, et sinu jälgid on mulle nii palju viimase päeva jooksul tulnud, et nad on harjunud toitu nägema. On või? Toitu nägema. Väga hea. Meil tuleb nüüd kingituste vahetamine. Mina mõtlesin ainult sinu peale. Mõtle kui Palun. Ma tänan. Mis te arvate, milline muu oli pani? Aitäh! Aga lihtsalt sa võtsid siis ketkakama. Ja see on nagu mida ma tegema seana. Väga ilusad tulukesed. Nunnu. Sellega teha saab. See on šokolaadifondüü. Oota, see on oota korraks. Selle tegid Teevaga koos. Teeva on väga andekas. Ei neid nagu. Mari-Liis enne ütles, et ta tegi, issand, ei näe mind üldse. Mari-Liis enne ütles, et ta tegi oma lapsega koos kaardid, et 3,5. Et oota, kujutate ette, millised kaardid välja näevad, on ja ma kujutasin ette, et see tuleb mingi ise joonistatud, lapse joonistatud värk nagu ja siis selline. Ma ei oska ka nii hästi teha. Magus toiduaeg. Oota, kuidas ma ära pakun? Sa pead... Hästi sujuvalt selle suu peale, jah? Jaa. Hästi fotogeeniliselt palustad. Kuidas maitseb? Moos on väga hea. See vist oli see granadilli moos. Lutsalt hea. No nii, sõbrannadega mõnus õhtupoolik ära veedetud, on aeg selle vlogiga siis otsad kokku tõmmata. Aitäh, et vaatasite, loodan, et meeldis. Kui meeldis, visake siis ikka endiselt like ja olge tublid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!